Tere kõigile kuulama Arko Akadeemia podcasti. Täna siis teemal 5 punkti, mida sa pead teadma kaasomandi kohta. See sagedane kaasomandi segadus, võib-olla mis on tekkinud pärandvarast, aga võib-olla lihtsalt tüli tõttu või üldse arusaamatuste tõttu vajab arvatavasti seletamist ja sellest me täna ka räägime. Ehk on kuumim lugu ka sellel teemal kevadel kajastunud Kuurija saade Viljandist, kus noored jäid oma kodust ilma, mis selle taga siis oli. Aga minuga on täna Pirje Kalms, LMP vandeadvokaadibüroo advokaat. Tere Pirje. Nii. Tere Elari. Hea, nüüd oled sa pildis ka. Räägime täna lihtsalt ja selgelt, nii lihtsalt ja selgelt kui võimalik, et enamus meie kuulajaid ei ole ei advokaadid ega juristid, vaid lihtsad inimesed, kes tahavad aru saada, et mis asi see kaasomand on ja kui see tekkinud on, et kuidas sellega siis hakkama saada. Et maksimaalselt poole tunni jooksul proovime anda teile sellise lihtsa ülevaate 5 punktist, mida te peate kaasomandi kohta teadma. Ja ma kujutan ette, et kõige esimeseks on tavaliselt selle asja selgeks tegemine, et mis asi see on, mis asi on kaasomand ja võrreldes siis korteriomandiga, mis nende vahe on? Kaasomand üldiselt on siis üks asi, mis kuulub mitmele isikule mitme peale. Et kui korteriomandi puhul ongi inimesel konkreetselt üks korter, mis kuulub sellele kindlale inimesele, siis kaasomandi puhul on näiteks korter, mis kuulub 2 inimesele või on näiteks maja, mis on jagatud võib-olla 2 eraldi, mingil määral eraldi kasutatavaks osaks ja kuulubki mitmele isikule mitme peale. Ehk siis nii-öelda kinnistusraamatus on omanikena mitu inimest ühele ja samale asjale, mitte ei ole korteriomand 1, korteriomand 2. Aga seal on lihtsalt see vahe, et kui ühisomand abielu mõttes tähendab seda, et see on neile võrdne osa, siis kaasomand on selles mõttes erinev, ta ei ole ühisomand, ta ei ole nagu abielus inimeste vaheline vara, või kuidas seda nimetaksid. Jah, ta ei ole justkui ühisvara, mis tekib abielus olevatele isikutele, kui neil on valitud see ühisvararežiim, aga ta võib olla võrdne, ta võib olla erinevates suurustes, näiteks ühel on 1/4, teisel 3/4, et kuidas iganes ta tekkinud on. Ja kui juba see abielus inimesed siia sisse tuua, siis need inimesed, kes ei abiellu, tihtipeale ostavad ka endale näiteks elukohta kaasomandisse ja nii tekib ka tavalisele majale tihti kaasomand, lihtsalt sellepärast, et mingi hetk on inimesed otsustanud, et ostavad 2 peale kodu, ostavad kaasomandisse ja siis nad ongi maja kaasomanikud. Et tihtipeale see niisama probleemi ei tekitagi, kui nii suhted on head, aga kui need suhted lähevad halvaks, siis seal võivad tekkida erinevad küsimused, et mis sellest kaasomandist saab. Kui korraks veel peatuks sellele nagu kaasomandi olemusel, et võtame kas või kortermaja ja need koridorid, need ei ole ka ju kellegi ühe inimese omad, need on kõigi nende inimeste omad, kes seal on. Seda võiks ka nimetada kaasomandiks. Jah, põhimõtteliselt küll, kui me võtamegi näitena mingisuguse kortermaja, siis kortermaja sisuliselt on see selline olukord, et igal inimesele kuulub tema korter ja siis on ühiskasutatavad alad ehk koridorid, mis on tegelikult kaasomandis ja mida tuleb justkui vallata samade põhimõtetega nagu kaasomandi osa. Aga nüüd, kui minna sealt edasi, siis see täielikult kaasomandis olev maja on pisut nagu nii-öelda hullem kui lihtsalt see korteriomand, et mitte ainult ei ole koridorid ühiskasutuses, vaid on ka kogu maja ühiskasutuses. Ehk siis tegelikult, kui teil on näiteks maja 2 peale kaasomandis, mis siis, et seda kasutavad näiteks 2 erinevat perekonda või leibkonda, siis tegelikult kõik need ruumid kuuluvad kõigile inimestele nii-öelda kaasomandisse. Kui kuulajatel on vahepeal kohe küsimusi tekib, et siis trükkige kommentaaridesse, et me räägime täna kaasomandist ja minuga on täna Pirje Kalms, LMP vandeadvokaat. Nii et ühelt poolt me siis proovisime praegu selgeks teha, mis see kaasomand on. Mis see järgmine punkt oleks, mida oleks oluline kaasomandi puhul välja tuua? Võib-olla ongi nüüd see punkt, et kui on inimestel kaasomandis asi, siis kuidas selle kasutamine käib ja mida selle kasutamisel siis silmas pidada. Et kõige tähtsam võib-olla olekski see, et kui me võtame siin lihtsalt need nii-öelda koos elavad isikud, kes on tegelikult üks perekond, aga ei ole abielus ja on asi kaasomandist, ilmselt seal ei teki probleeme, kuidas ja kes mida kasutab. Kui me nüüd võtame mingisuguse maja, kus formaalselt tundub, et need oleksid nagu korterid, aga tegemist on tegelikult kaasomandiga või on mingisugune paarismajalaadne asi või selline tekkinud, et ühel on 1 korrus, teisel teine korrus,
et siis seal tihti nagu tekib küsimusi selles, et kes mida kasutab. Ehk siis, kui ei ole tehtud notaris kindlat kasutuskorda, kus oleks kirjas, mis ruumid on kelle ainukasutuses, siis tihti on selline kasutus kuidagi kokkuleppeliselt pooltel välja kujunenud. Aga nüüd selle kokkuleppelise väljakujunemisega ongi natuke selline mure, et kui seal näiteks omanik vahetub või kui tulevad näiteks pärijad või see osa müüakse maha, siis seal võivad hakata tekkima sellised küsimused, et kui mõlemale näiteks üks kahendik ehk siis pool kaasomandist ja võib-olla need pindalad ei ole väga võrdselt jaotunud, et siis tulevad sellised väiksed probleemid, et kes ikka seda garaaži kasutab ja kes ikka keldrit kasutab ja kellel on õigus pööningule minna ja miks su puuriit on siin keset aleda. Et selles mõttes jah, kui sellist head kokkulepet ei ole kasutamiseks, siis tuleks minna notarisse, panna asjad paika, kes mida kasutab, mis ruumid on kelle kasutuses, kes kuidas aeda kasutab näiteks. Mul just selle koha pealt tuligi praegu meelde üks kliendi case, kus klient ostis omale väikeses puumajas väikelinnas ülemise korruse ja reaalosana ehk siis korteri omandina. Aga ta ei teadnud seda, et esiteks ta ei teadnud, et hoovist siis on ka, ta saab seda hoovi hakata kasutama, et see on kaasomandis. Siis loomulikult, kui ta alumise naabri juurde läks ja mis siis, et kuulutuses oli kirjas, et sõbralikud naabrid, osutus kahjuks hoopis inimeseks, kes ütles, et seda aeda sina ei puutu, et see on ainult minu aed ja oligi segadus valmis. Nii et sul on korter, sul on küll sissepääs, aga aiakasutus, mis juriidiliselt võiks olla nagu ju igatpidi õiglane, ei saa, sellepärast, et ta ütleb, et ajalooliselt olen mina siin, mis ta seal ütles, 50 aastat seda kasutanud ja ma ei näe, et keegi siia teine tuleb ja see ongi segadus valmis. Jah, no siin tegelikult on lahendusi ka olemas, et tihtipeale, kui see üks naaber on selline natuke pahatahtlik või tahab natuke rohkem kasutada, kui tema see kaasomandi osa ette näeks, siis on alati võimalik pöörduda justkui kohtu poole ja nõuda, et kohus paneks paika, mis see kaasomandi kasutamine on. Ja seal arvestatakse tegelikult kõiki neid argumente, et mida siis keegi on ajalooliselt kasutanud. Aga samas, kui ainult üks on ajalooliselt kasutanud, siis kohus ei ütle, et teine ei saagi, vaid lihtsalt proovitakse see mõistlik lahendus leida. Aga selline termin nagu ajalooline kasutusõigus on täitsa juriidiliselt olemas? Kas see nüüd otseselt selline termin on, aga seda võetakse arvesse, et tegelikult just need kaasomandi jagamised ja erinevad ongi näiteks kasutuskorra paikapanek, seal arvestatakse väga palju seda, et kuidas see seni on toiminud ja kuidas see kokkuleppe poolte vahel on justkui nagu praktikas varem välja nagu näinud. Okei. No ühesõnaga variante on, alati on muidugi võimalus jõuda kohtusse, ju parim võimalus on nagu enne või ennetada teatud asju. Ma arvan, et selle podcasti mõte on ka võib-olla natukene kuulajaid harida just selles, et kuidas ma saan ennetada, et kas ma lähen sellesse kaasomandi suhtesse või ma siis tahan sealt välja tulla, et mis need alternatiivid on. Nii et kui me alguses esiteks rääkisime sellest, et mis see kaasomand on, siis teine punktina tuleta meelde, mis see teine nüüd oligi. Kuidas siis seda kasutada? Just. Ja mis see kolmas oleks, mis see kolmas punkt oleks, mida kuulajad oleks hea teada? Võib-olla kolmas punkt, mida võtta, oleks siis näiteks see, et kui te nüüd olete seal kaasomandis ja ei taha enam olla, kuidas siis sellest kaasomandist lahti saada? Okay. Kuidas siis saab sealt välja? Kas ma saan aru, et ühelt poolt kaasomandisse, kuidas võib-olla üks eelnev aspekt, et kuidas on tekkinud, oletame tõesti, et pärandvara kaudu, ehk siis õde ja õdede lapsed kuidagi sattusid sellesse ühte supipotti. Ja võib-olla sa ise nimetasid veel seda, et nimeta veel, mis võimalus on veel, kuidas see kaasomand tekib või tekkis? Ja, see võibki olla, kui inimesed ostavadki mingi asja mitme peale ja panevadki ta kaasomandisse. Et alguses võib-olla asi toimib, mingi hetk läheb võib-olla hapuks või kui keegi enda osa tahab müüa, teine ei taha müüa, tekib sinna uus kolmas isik selle ühe asemele, et siis seal tekivad need nii-öelda väiksed konfliktid. Aga veel varasemast ajast siis mingi, ma ei tea, kollaste, nende, mis see nimi oligi nüüd? Siin võib olla see erastamise küsimus. Erastamise, just. Et kui on olnud näiteks mingisugune maja, mida ongi ka võib-olla kasutatud justkui korteritena, tegelikkuses on ta kaasomandis olev maja, siis ongi sattunud erinevatesse leibkondadesse kuidagi erastamise kaudu. Okei. Ja nüüd, kuidas sellest siis välja saab? Et oletame, et inimesed järsku enam selles ei taha olla,
olgu siis, ma ei tea, ostnud selle lihtsalt kamba peale ja nüüd on tekkinud tüli või siis ka vabatahtlikult või ütleme siis positiivselt tahavad lahku minna, ei pea ju intriigi alati olema. Aga loomulikult me lähtume praegu sellest, et ennekõike on sellest raske välja saada intriigi kontekstis, eks ole. Jah, niivõrd kuivõrd, et alati kokkuleppe mõttes on kergem asju lahendada ja välja saada, kui siis intriigi mõttes. Aga sisuliselt küll, kui inimene ei taha enam olla selles kaasomandis või tahab selle kaasomandi lõpetada, siis seaduse järgi tegelikult põhjust kaasomandi lõpetamiseks olema ei pea. Lihtsalt iga hetk võib üks omanik otsustada, mina enam ei taha seda kaasomandit, mina soovin lõpetada. Ja üldiselt see lõpetamine peaks käima kokkuleppel. Ja kui kokkulepet ei saavuta, jällegi saab alati pöörduda kohtu poole, eks ole. Aga need lõpetamise viisid ongi sellised, et kas siis see üks ostab teistelt kaasomanikelt nende osad välja, kas siis see teine kaasomanik ostab sellelt ühelt tema osa välja, kas pannakse kogu see asi müüki, mõlemad saavad siis enda osa suurusele vastava raha, ehk siis jagatakse raha nagu pooleks või vastavalt osade suurusele, eks ole. Või siis pannakse näiteks kaasomanike vahelisele enampakkumisele, et kui mõlemad otsustavad, et nemad tahavad omale, ei suudeta otsustada, kumb peaks saama, siis vaadatakse, kumb rohkem pakub kogu see nii-öelda majade tervikud. Oletame nüüd üks kaasomanikest lihtsalt, nad ei jõua kokkuleppele ja ta leiab hoopis kolmanda osapoole kellegi mujalt ja müüb talle selle ära. Esiteks, kas see on võimalik ja teiseks, mis on siis see, mis sellele järgneb? Jaa, ikka on võimalik. Selles mõttes kaasomandiga ei ole mingisugust sellist kohustust, et sa kindlasti pead esimesena müüma teisele kaasomanikule. Sa võid täiesti vabalt võõrandada seda täiesti suvalisele inimesele, mitte mingeid piiranguid siin selles võõrandamise mõttes ei ole. Väga suur aga on vastueesõigus ja see tekibki. Siin on selles mõttes hästi palju eksiarvamust. Inimesed arvavad, et nad ei saa kellelegi teisele müüa ja peavad esimesena pakkuma kaasomanikule. Tegelikult sa võid kohe võõrale müüa. Lihtsalt see on selline nii-öelda hea tava või inimeste vahel hea suhtlus, et sa annad naabrile teada, et ma hakkan müüma. Et tegelikult on nii, et kui sa leiad ostja, sa võid selle ostjaga teha tehingu ära, aga sa pead teatama oma kaasomanikule, et sa tegid sellise tehingu. Sa pead teatama kõik tähtsad tingimused, ehk siis mis hinnaga sa müüsid, mis seal veel oli omavahel kokku lepitud. Ja alates sellest lepingust ja lepingu tähtsatest tingimustest teada saamisest 2 kuu jooksul on siis teisel kaasomanikul ostueesõigus. Okei. Ja ma saan aru, et see tuleks viivitamatult teha, mitte niimoodi, et ootad nädala 2 ja siis teatad, et tegelikult see, ma ei tea, kuidas seadus seda nimetab, aga seda tuleb üsna kohe teha, nii kui sa selle müügi ära tegid. No see on selles mõttes nii müüa kui ostja huvides seda teha võimalikult kiiresti ja alati on mõistlik panna see sama ostu-müügileping kaasa, sest siis ei teki küsimust, et kas sa siis kõigist tähtsatest tingimustest ikka teatasid. Et seadus näebki ette selle, et sellest teatamise hetkest alates 2 kuud on ostueesõigus. Ehk siis kui siin praktikas on näiteks selline olukord, et inimene on jätnud neist tähtsatest tingimustest teatamata, siis inimene võib tulla see kaasomanik, kes sinna elama jäi. Võib tulla ka näiteks pool aastat hiljem või aasta hiljem ütlema, et aga ma ei teadnud, et sa selle ära müüsid. Ma ei teadnud, mis hinnaga sa müüsid. Ja siis ongi võimalik, et ta võib tulla ka aasta aega hiljem öelda, ma nüüd teostan ostueesõigust, sest et ma enne ei teadnud, mis hinnaga sa selle müüsid. Ja ma saan aru, et selle 2 kuu jooksul isegi, kui nüüd keegi ütleb, et ei, ma ei kasuta ostueesõigust, nii nagu see Viljandi case meil oli, meediast läbi käis, siis tegelikult ta ikkagi otsustas ümber, et ta ikkagi kasutas seda. Et sellest loobumine, ehk siis ta ütles, et loobun, aga tegelikult mõtles ümber, et see on ka veel võimalik. No võt, siin ongi jälle nüüd see küsimus, et kui naaber suuliselt ütleb, et ma ei taha või et okei, tore, et ütlesid, aga ma ei tule seda ostma. Ühest küljest sul võib mingisugune usaldus tekkida, et äkki ta ei tahagi ja hakkad seal oma asju tegema uues korteris, mis sa oled ostnud või kaasomandi osas. Aga teisest küljest, kui ta tõsiselt tahab loobuda ostueesõigusest, siis selline avaldus, et ta ei teosta ostueesõigust, peaks igal juhul olema samuti notariaalne. Sest vastasel juhul mingid õiguslikud tagajärgi ei ole, et see ongi lihtsalt selline usalduse peale minek. Ja loomulikult nii ettevõtluses kui inimeste vahel usaldus on kõik, mis on oluline ja loomulikult võime kokku leppida asju paberina edasi, et need on võimalik ka siis sassi ajada. Nii et ennekõike siis fikseerige see võimalikult kiiresti ka paberil ära.
mis on see järgmine punkt, mis on oluline pärast seda, kui me nüüd teame, kuidas sellest välja saada, mis siis teha on vaja selleks, et ostueesõigust võõrandada ja ostueesõiguse kontekst, aga mis see järgmine punkt on? Võib-olla võtaks korra ikkagi selle ostueesõiguse läbi ka selles pointis, et kui näiteks teie ise olete see kaasomanik ja tahate ise seda ostueesõigust teostada. Okay. Kui te nüüd saate teada või te näete, et teil naaber nüüd korteri maha, keegi uus täiesti võõras inimene tuleb asemele ja mõtlete, et tegelikult ma tahaks ise enda osa suuremaks. No siis punkt 1 võib-olla oleks mõistlik võtta ühendust või üritada välja selgitada, mis need tähtsad tingimused oli, kui nüüd teile seda teadet saadetud ei ole. Kui te saate teada, et seal oli selline müük, mis see hind oli, siis mida teha on see, et panna notarisse aeg, seda peaks tegema kindlasti 2 kuu jooksul ja tegema ise avalduse, et teie nüüd teostate ostueesõigust. Ja tegelikult selle notaris sellise avalduse tegemisega loetakse, et see sama müügileping, mille see eelmine omanik siis selle kolmanda isikuga tegi, tekkis siis teie ja selle müüja vahele. Ehk siis see leping nende isikute vahel kaob ära ja teie nagu justkui tekib teie vahel täpselt sama sisuga leping. Okay. Kas ma saan õigesti aru, et seda 2 kuud ei kohaldata, kui kaasomanik võõrandab kinnisasja nüüd siis sugulasele või kas seal on mingi erisus, et no ma ei tea, ma müün selle hoopis oma lastele maha, et on seal mingi erisus? Ja erisused on näiteks tasuta võõrandamine ehk hinge, siis ostueesõigust ei teki, kui tasuta on antud, siis ei ole midagi eest osta justkui. Ja teine ongi see, kui lähisugulasele, et kui ta on tõesti lapsele või abikaasale, siis nende eest ära osta ei saa. Aga ma näen siin mingit pahatahtlikkuse võimalust teoreetiliselt, et kaasomand kinkida kellelegi ära ja siis nii ta on, eks ole, eriti kui ei ole veel kasutuskorda määratud, et kes mis osa kasutab, et seal on mingi võimalik segadus juba ette programmeeritud. Nii ja naa jah, et näiteks selle sama kinke teemaga, et kui ta tõesti kinkida nüüd lapsele või lähisugulasele või sellisele inimesele, kes ka päriselt sinna elama tuleb, et kui see ongi reaalselt kinge, siis sellest pole otseselt midagi halba. Aga kui tahta seda ostueesõigust lihtsalt vältida selle läbi, et te lepite sõbraga kokku, sõbra puhul ei teki seda ostueesõigust, et ma kingin sulle, sa lihtsalt, ma ei tea, anna mulle raha või tee midagi muud vastu. No see tehingu mõte on tegelikult müük. Ja isegi, kui te panete sinna notari lepingusse sisse, et see on kinge ja annate see raha kuidagi teisiti, siis see tehing on tühine, ehk sellel ei ole mingit õiguslikke tagajärgi. Ehk siis see isik omanikuks ei saa ja mingit tehingut tegelikult ei ole. Et kõik sellised näilised tehingud on tühised. Absoluutselt. Inimesed proovivad erinevaid asju, aga kõige parem on need asju korrektselt ära teha, siis on lihtsam. Mis see järgmine punkt on? Võib-olla siis võtaks läbi ka selle, et kui see asi nüüd on teil kaasomandis, siis kuidas neid kulutusi jaotada, sest korterite puhul on asi justkui lihtne, korteriühistu saadab arved, seal on igaühe enda kulud, eks ole, mis ta kasutab ja lisaks siis võib-olla mingi remondifond või mingisugune nii-öelda kogum, kus siis kantakse neid ühiseid kulusid, et kui on, ma ei tea, akende vahetused, katuse vahetused, aga kaasomandil üldiselt sellist asja ei ole. Et siis tekibki küsimus, et kui kaasomanikel on siin erinevad nägemused, et mida oleks vaja teha ja kuidas teha, et kuidas siis neid asju korraldada. Et ideaalis jällegi võiks siin toimida see kaasomanika kokkulepe, et mõlemad saavad aru, et midagi on natukene pahasti või natuke vajab tegemist ja see asi tehakse ära. Kui nüüd üks kaasomanik ei ole valmis neid asju tegema, siis tegelikult on võimalik teha ka ainult ühel isikul need kulud ära ja nõuda siis need kulud ehk siis see vastav osa sisse teiselt. Ehk oletame, et kui ta on 50-50, näiteks katus laseb läbi, on võimalik vahetada katuse ära ja nõuda pool katuse raha teiselt sisse. Okay. Kas, mis puudutab nüüd sellist poolte vahelist, see puudutab nüüd seda konkreetseid kulutusi. Üks mõte tekkis sinna vahele või küsimus, et kui nüüd kaasomandi puhul on võimalik sotid selgeks teha ka kasutuskorra kokkuleppe alusel, eks ole, et sa võid ju kokku leppida, et ka võib-olla seda segadust vältida, siis kokku leppida, kes mis osa kasutab. Ma ei tea, joonistatakse plaanide peale siis reaalosa või reaalselt, et mina kasutan seda kasti või seda kappi või seda ala, ütleme siis. Ja selle samas kasutuskorras tegelikult on väga mõistlik ja enamasti seda ka tehakse, et sinna pannakse need kulude jaotamise põhimõtted kirja. Ehk siis kes milliseid kulusid kannab, kuidas seda, ma ei tea, maja kütmist näiteks maksta, kas on mingid eraldi mõõtjad vahel, kuidas seda veetarbimist siis oma vahel jagada. Ja samamoodi pannakse kirja tihti ka see,
et näiteks kes mis osa seintest vastutab, et kui keegi seal, ma ei tea, endal mingeid vahepealseid seinu vahetab, et kas siis teine peab osalema või mitte. Okei. Ühesõnaga, see puudutas nüüd kasutuskorda ja see puudutas nüüd seda kulude jagamist. Mis on meil veel jäänud? Tegelikult suureks pildis oleme justkui kõik nagu ära võtnud, et esiteks, mis see kaasomand siis on, kuidas ta tekib, mis on erisust korteriomandist, kuidas seda kasutada, kas on kasutuskord. Kasutuskorrast lühidalt võib-olla ütleks on nii palju, et kui ei ole kokkulepet ja kui on lihtsalt kokkulepe, aga ei ole notariaalset kokkulepet, siis müügi korral see uutele inimestele ei kehti. Et selles mõttes, kui teil naabriga on head suhted, kasutuskord toimib, mõlemad olete rahul, igal juhul tasub see notaris ära fikseerida. Ja tihti vist see annab selles mõttes ka sellele kaasomandile väärtust juurde, et kui näiteks läheb müügiks või tuleb mingisugust hindamist mingitel põhjustel teha, siis tihti seal vaadatakse, kas on kasutuskord olemas või mitte. Et võib-olla Elari tead sellest rohkem rääkida, palju see mõjutab. Ja kindlasti mõjutab, et mida selgem on see kinnisvara olemus ostumüügi hetkel, seda kõrgemat, ütleme siis, seda lihtsam on see tehing ja suurem tõenäosusega väärtus on kergemini nagu saada kätte, mis siis on kokku lepitud. Et igasugu erisused, igasugu segadused, aga eks seal on vahest siis taga ka sellised investori huvid, et mul tuleb meelde Tallinnas ühe kortermaja võimalik siis müügitehing, kus oli siis 17 kaasomanikku. Rääkimata sellest, et kõik pidid korraga notarisse tulema. Rääkimata sellest, et üks nendest ei olnud päris aru saada, kas ta on seniilne või ei ole. Ja siis selleks läks veel notar koju, et aru saada, et kas tegemist on siis sellise, ehk siis kas ta on võimeline tehingut tegema, eks ole. Ja see oli väga huvitav tehing investorile, aga ma kujutan ette, et kui ostab eraisik, nii nagu need noored Viljandis, siis nemad eelistavad selget läbipaistvat tehingut ja seal kindlasti juriidiline nõu on olulise kohal. Vaatame praegu, et keegi on küsinud meilt küsimuse, Kätlin küsib, kas üks kaasomanik, ma näitan selle pildis ka, kas üks kaasomanik tohib teha kulu ja teiselt nõuda kulude jaotust? Jah, põhimõtteliselt võib küll, aga siin ongi nüüd küsimus selles, et mis kulu see on. Kas ta on, kui ta on lihtsalt nagu selline igapäevane, ma ei tea, tarbimiskulu, näiteks ala mingi elekter, siis seda tuleks jaotada vastavalt siis sellele tegelikule tarbimisele. Kui see kulu nüüd ongi see katusevahetus näiteks, siis siin ongi küsimus selles, et kui ühele lihtsalt katus ei meeldi, aga teine tahab vahetada, siis seda kulu ta ilmselt ei saa. Kui see katus reaalselt laseb läbi, ehk siis see paneb selle asja säilimise küsimärgi alla, et kui katust ei vaheta, asi nii-öelda kukub varsti kokku, siis ta saab üldiselt nõuda. Okay. Nii, üks küsimus vähemalt tuli, suurepärane, et me oleme selle 23 minutiga katnud ära sellised 5 põhilist punkti, mis puudutab siis kaasomandit. Ja Pirje, kuidas on kõige lihtsam, kui mõni kuulaja ja vaataja praegu mõtleb, et on veel küsimusi, tahaks seda täpsemalt arutada, et kas võib siis sinu e-mailile saata küsimuse? Ja, pirje@lmp.ee on lühike versioon. Nii, panin sellega siia pilti, et näete siis seda chatis ka. Aga suur tänu, Pirje, sulle. Kiire, lihtne ülevaade. Ma tean, et olukorrad on sageli keerulisemad ja vajavad rohkem süvenemist, aga see oli niisugune põhiline ülevaade. Võib-olla enne kõike siis ennetamiseks või kui siis on tekkinud, siis otsida juba ka juriidilist abi. Nii et suur aitäh, Pirje, ja ilusat päeva jätku sulle. Ja, aitäh. Aga see oli siis Arko Akadeemia podcast. Rääkisime täna kaasomandist. Suur tänu kuulamast. Järgmine neljapäev on juba järgmine podcast, nii et jälgige meie live videosid siin Facebookis, iTunesis, Spotify's ja siis loomulikult ka YouTube'is. Nii et ilusat päeva jätku teile kõigile.